No nii, kõik tehnilised apsud on nüüd loodetavasti seljatatud. Mina olen Gert Kanter, ma tervitan kõiki kuulajaid meie uues veebiseminaride sarjas, mida me siis Noored Olümpiale egiidi all korraldame. Ja mul on väga hea tervitada meie tänast esimest külalist Erki Noolt. Tere, Erki! Tere ka kõikidele! Erki, täna vist on üks selline päris eriline päev, et 25 aastat tagasi püstitasid sa seni kehtiva Eesti rekordi kaugushüppes. Jah, et kui tol ajal lendasin kaugele, siis praegu võib öelda, et aeg lendab väga kiiresti. Juba 25 aastat. No tegelikult sel aastal täitub veel päris mitu teist olulist verstaposti, et vähem kui 4 nädala pärast tähistad sa oma 50. juubelit ja kui me vaatame edasi sügisesse, siis tegelikult sügisel saab 20 aastat sinu olümpiavõidust. Jah, et see aasta on 2020. aasta on väga eriline aasta, et nii minu jaoks spordi mõttes, ajaloolist tagantvaates kui kõikidele sportlastele igas mõttes. No kuna sinu karjäär oli selles mõttes väga värvikas ja väga edukas, siis tänase seminari selline põhiraskus võikski olla sellel, et üritame sinult võib-olla selliseid häid tähelepanekuid, häid kogemusi saada, mida siis noortele jagada ja võib-olla siis meie seminari teises pooles keskenduks natukene ka pererollile, kuna sa oled ju selles mõttes 3 lapse isa, sa oled treener, sul on endal tippsportlasest poeg, et vaataks natuke seda lapsevanema rolli ka. Aga alustuseks ma tahaks küsida sellise küsimuse, et kuna sa oled meie läbi aegade edukaim mitmevõistleja, kõige, ütleme siis tituleeritum, samas meil on ju olnud, ma arvan, füüsiliselt võib-olla isegi oluliselt andekamaid mehi. Et mis on see sinu fenomen, mis aitas sul läbi lüüa ja seda edu saavutada? Ma arvan, et see ei ole mitte ainult minu võid, see on ka enamus tippsportlaste põhiomadus, et selline rutiinitaluvus, monotoonne rutiinitaluvus võib olla, et sa pead päevast päeva, aastast aastasse tegelema suhtes sarnaste momentidega või samasuguse treeningutega. Võib-olla see on üks. Aga teiseks, mis kindlasti mind iseloomustab, ma arvan, väga paljude teiste, mul oli ääretult suur soov, võidusoov või võidutahe, et mind tegelikult isegi ei huvitanud see punktisumma või tulemus, millega ma võitsin, mind huvitas alati see võit. Ma mäletan ka enda ülekaalukalt viimast võitu oli Tallinnas 2003. aastal Superliiga mitmevõistlus, kus mul maadlesin igasuguste tervislike probleemidega ja lõppsumma oli väga vilets, aga ma mäletan seda mõnusat, seda kaifi, selle audestamispedestalil olemine, et ilmselt selline võidusoov ja tahe oli see, ma arvan, et võib-olla minu trumbid, et loomulikult ma arvan ka noorte sportlaste jaoks on üks selline tingimuseks, mis oleks, nii nagu ma ütlesin, et mulle meeldis õudselt võita, aga ega ma kunagi ei kartnud ka kaotada, nii et ma arvan, et need sportlased, kes kardavad kaotada, need ei hakka kunagi ka võitma, nii et spordis on erinevad aspektid käivad käsikäes, et nii võit kui kaotus käivad alati sisuliselt ühte jalga. Aga kui me nüüd vaatame tagasi sinu lapsepõlvele, et tegelikult sa kasvasid üles Võrus, sa oled pärit 6-lapselisest perekonnast, sul oli siis 4 õde, 1 vend, ja tegelikult ju ega sa noore poisina füüsiliselt väga silma millegi ei paistnud, sa olid suhteliselt väikest kasvu, sa ei olnud mitte väga tugev, et kuidas sa ise mäletad oma lapsepõlve ja kuidas sa seda, ütleme siis koolivälisel ajal veetsid? Jah, et ma olin suhteliselt hilise arenguga ja kui ma vaatan enda, just mõned päevad tagasi arutasime, et millises nimekirja või pikkuse järjekorras oli oma klassis, et ma olin alati seal kuskil tagantpoolt 4. või 3.-4., et kusagil sealkandis. Nii et ja kui ma tulin Tallinnasse spordiinternaatkooli,
ma olin 13-aastane, 1,50 m pikk ja 30, kas vist 6 kilo või midagi säärane, et väga suurte kehaliste eeldustega sportlane ma ju ei olnud, aga 12-aastaselt tegelikult mul mingisugune loomulik motoorika ikkagi oli, et ma jooksin Võru maakonna rekordi 300 meetris ja hüppasin kõrgushüppes ka 1,60 m, et siis ma olin veel 1,48 m pikk, nii et 12 senti üle 12-aastaseni üle enda pea, mis ei ole küll tänases kontekstis 12-aastased ikka hüppavad 1,60 m ja rohkem, aga minu nagu kehaliselt nagu andmed olid ikkagi siuksed väiksed, et ma suutsin ületada iseennast, ütleme nii, et aga jah, ma olin väga pikalt, olin väga väikest kasvu, aga minu nagu sporditee kujunemisel, ma arvan, üks põhilähtekohti see on see, et ma arvan, et ma väga hästi talusin koormusi. Üks tippsportlase eeldus ongi ju see, et sul peab olema ikkagi mingi kaasa antud koordinatsioon, tehnikatunnetus, nii edasi, mis peab olema niikuinii. Sul peab olema tahtejõud, mis peab olema niikuinii. Aga tippspordiga käib alati kaasas vigastused käivad alati tippsportlasega kaasas, et meeldib meile see või mitte ja ükskõik kui head treening metoodikat meil ka ei ole, et paratamatult tuleb sellega võidelda, aga ma arvan, et minu üks suuremaid eeliseid ongi see, et ma talusin hästi koormusi, et mingis vanuses ma tegin väga suurte koormustega trenni, ja tegin trenni ära ja homme tegin jälle või järgmisel päeval ja järgmisel nädalal, ja ma ei saanud ikkagi selliseid klassikalisi ülekoormusvigastuse, mul on ikkagi väga vähe olnud, et minu esimene väga ränk vigastus, mis oli väga pikaajaline, oli, kui ma olin 20 aastane, sain sel aastal küll 21, et kukkusin teevashüppe matist mööda, murdsin jala ära, et see oli selline pigem õnnetusjuhtum, mitte ülekoormusvigastus. Nii et sportlaseks kujunemisel on hästi palju komponente, mis peab kuidagi kogemata kokku minema. Tagantjärgi tarkusena, nüüd kui me hakkame meenutama 20 aastat tagasi või 15 aastat tagasi või 25 aastat tagasi toimu, et nüüd on hea neid momente välja võtta, aga samas on iga sportlasel oma tee ja oma lähenemine, et mõni ei pea üldse nii palju trenni tegema kui teine. Aga selline järjepidev rutiinne harjutamine, ma arvan, et iga sportlase nagu põhikomponent, mis peab olema. Nagu sa mainisid, tegelikult ma siit leidsin ka sellised märkmed, mida siis, kuidas Rein Sokk on siin kunagi iseloomustanud, kui sa tsikki tulid, et hea tervis, suur töötahe, kannatusvõime, võitleja hing. Aga ütleme enne, kui nüüd see mõte tuli, et sinna spordiinternatkooli tulla, et mis olid need, mis su sportlik taust oli, et milliseid spordialasid sa olid proovinud, millistes trennides sa olid käinud? Ma olin nagu tüüpiline Võrus laps, et Võrus kõige ülekaalukalt kõige populaarsem spordiala oli tol hetkel võrkpall ja mina noore väikse poisina sattusin ka võrkpallitrenni, aga ütleme, minu kehalised eeldused ja võimed ei olnud ligilähedasedki see, mis oleks lubatud kõrgushüppes seal mingi kellelegi plokki panna või siis üle ploki suruda. Nii et ma suutsin kannatada 1 aasta ja ega mul see võrkpallitrenn väga nagu minu mentaliteediga kokku ka läinud, et mulle see nagu ühe koha peal passimine väga nagu ei meeldinud ja sellepärast ma sattusin ka teise allkorruse, keldrikorruses kergejõustikutrenni, et kergejõustiklased pidid Võrus keldris harjutama, võrkpallurid said saalis harjutada. Nii et ja niimoodi ma läksin, aga meil tol ajal asenaineid ei olnud, et me organiseerisime väga palju igasuguseid jalgpallimänge ja selliseid hoovis tagaajamismängud, mis mulle hirmsalt meeldisid, et see oli Eestis on või Põhja-Eestis nimetatakse seda kulliks
Lõuna-Eestis oli selle mängu nimi Leka, et need mulle väga meeldisid. Ma olin suhteliselt ikkagi väiksena väga liikuv laps. Aga palju, ütleme siis, sinu vanemad märkasid sinu sellist energiat ja sellist sporditahet, et kuidas see otsus sündis, et spordiinternatkooli tulla? Mul tädi just eelmine aasta rääkis seda, kuidas ma väiksena, mulle meeldis õudselt mööda uksepiite just üles ronida ja kogu aeg, ma olin 3 või 4 aastane, siis ma üritasin igal pool kapi otstesse ronida ja siis mulle see tädi kogu aeg ütles isale, et te peate panema ta kuhugi trenni, et see mees peab saama liikumist, et kuidagi ma sinna trenni sattusin, et seda ma isegi ei mäleta, kes mind, võrkpalli ma mäletan, kuidas ma sattusin, aga mis oli see impulss, miks ma sinna lõpuks nagu kergejõustiku läksin, ei teagi. Ma mäletan ainult seda, et isa ütles, kas nüüd varsti jälle tuled sellest trennist ka ära, aga jäin ikkagi lõpuks kogu oma spordikarjääri lõpuni kergejõustiklaseks ja nüüd olen siiamaani kergejõustiku usku ja veendumust. No tegelikult sinu sellisele karjääri algusele tagasi vaadates, et kindlasti see ei olnud midagi selles mõttes lihtsalt, see ei olnud kindlasti mingi meelehakkumine, et ega ju seal ka spordiinternatkoolis sinusse väga suurt usku treeneritel ei olnud, aga sulle see võimalus anti ja tegelikult sa seda võimalust ka kasutasid. Jah, et ma tulin väikse mehena, et minu klassivend oli Ants Kiisa, kes tol hetkel oli juba ikkagi peaaegu täiskasvanud meesterahvas, et võib-olla tal üks paarkümmend kilo oli oma maksimumraskusest, oli väiksem kehakaal, aga ta oli kindlasti must umbes, ma arvan umbes 50-60 kilo raskem, et ma mäletan seda esimest kokkusaamist Antsuga, et me olime sööklas, siis ma küll pinnisin, et mis ala ta võiks küll nii suur mees teha, et 7. klassi poiss pärast tuli välja, et olime ühes treeninggrupis, aga jah, mul mõned esimesed aastad, ütleme isegi 3 esimest aastat oli ikkagi väga keeruline, aga siis ma läksin 7. klassi, põhikool lõppes 8. klassiga ära ja siis pidid kõik sportlased spetsialiseerumine ja Rein Sokk tegelikult valis mind ainult selle pärast, et me olime Paunküla laagris suvel ja seal oli kohustus iga hommik teha 10-11 tööd ja 11 trenni, et siis Sokk lihtsalt valiski mind selle järgi, et ma olin nõus nagu tööd tegema, et kui tavalist tööd on nõus tegema, äkki suudab pingutada ka trennis, nii et ja ütles ka, et neid loodreid on siin päris mitukümmend tükki, kellest nagunii mitte kunagi midagi saa, et üks ees või taga, siis et katsetame, et eks algust läks muidugi raskelt, et ma sattusin teivashüppetrenni ja ma olen ju siis 9. klassi poiss, nii et sisuliselt, mis ta on, 15-aastane, kui ma hüppasin, mu isiklik rekord oli alles 2,60 teivast, et kui me vaatame tänasel hetkel TV10 olümpiastarti nooremad tüdrukad hüppavad kõrgemale, et siis ei saa ju mind pidada mingit väga suureks potentsiaalseks MM-i või olümpiamängude medalistiks, aga me ei saa muidugi neid võrdlusi ka päris adekvaatselt tuua, siis tänasel hetkel on ikkagi teibad hoopis teistsugused kui tol ajal, nii et ma arvan, et see on selline emotsionaalselt hea tuua. Ma oma spordikoolis ka toon lastele, vaadake, et te hüppate 3,5, ma hüppasin selle ajal 2,60. Aga ja olin ise 2 aastat vanem, nii et aeg on edasi läinud, et ajastust ei saa mingeid neid tulemusi võtta, aga tulles tulemuse järgi juurde või küsimuse juurde tagasi, siis algus oli raske muidugi, jah. Aga milline su enda usk tol hetkel oli, et kas sa nägid ennast tulevikus potentsiaalse tippsportlasena või mis oli see, mis sind selles mõttes kannustas? Algul mittegi, et ma arvan, et üleüldse sportlased peaks ikkagi oma spordikarjääri jagama nagu etappideks ära ja need pikemad etapid peaksid jagunema veel lühemateks etappideks, et piltlikult, et sul on nagu järgmise aasta plaan,
siis see jaguneb poole aasta plaaniks ära ja siis veel iga kuu plaaniks ja iga kuu veel jaguneb iga nädalaseks plaaniks, vähemalt treeningplaaniks. Nii et minu esimene eesmärk oli ikkagi mitte Võrru tagasi sattuda. Ma tahtsin sellisel tasemel sporti teha, et mind ei visataks spordiinternaat koolist sportlike resultati pärast välja. Siis minu arvates järgmine selline eesmärk oli mul pääseda Eesti koondisse. Ja siis, kui mul hakkas piltlikud öeldes, ma olin väga hilise arenguga, et kui mul piltlikud hakkasid karvad kasvama ja hormoonid hakkasid möllama, siis mul selline hüppe oli ka sportlik, hüppe oli väga suur. Ja võib-olla Rein Sokule au andes oli see, et kuna mind ei olnud nagu üldse mõtet forsseerida, et me tegelesime ka teivashüppe nagu põhialuste treenimisega. Ma hüppasin 1 aasta ainult liivakasti, et selleks, et õpiks paindega hüppamise ära ja kui ma hüppasin talvel 4.10, siis suve lõpus hüppasin 4.30 ja järgmine aasta hüppasin 5.20, et selline 90 sendine areng oli, aga need läksidki nii mitmed asjad kokku, et me olime valmistunud selleks ja minu füüsilist võimed ja kõik arenesid sel ajal, et tuli lihtsalt selline hirmuäratav nagu tulemuste kasv, numbriline tulemuste kasv. Ja loomulikult siis, kui juba niisugust tulemust tulid, siis hakkasin unistama Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel medalit ja kui ma läksin noore poisina Nõukogude Liidu meistrivõistlustele ja sain hõbemedali talvel, siis hakkasin täitsa nagu reaalselt unistama olümpiamängudel osalemisest. Nii et ma arvan, et see minu olümpiamängudel osalemine ongi üks jõulisemaid minu sportliku unistusi. Loomulikult pärast hiljem tuli see, et unistused äkki ühel tiitlivõistlusel pääseks medalile, et siis ma üritasin, ise arvasin, et ma sisevõistlustel olen kindlasti kõvasti potentsiaalikam medalimees kui väljas, aga pärast elu näitas, et sain medaleid nii sees kui väljas. Aga no tegelikult ju ma arvan, et rääkimata siis sellest keskkooliajast, siis tegelikult selline võib-olla isegi ju raskem etapp seisis sul ees pärast kooli lõpetamist, et otsisid oma selles mõttes ala, proovisid nii kaugushüppet, teivashüppet kui mitmevõistlust, et võib-olla räägi natuke sellest ka, et tegelikult ju need 90. algus oli sul ikkagi 90. algus oli keeruline. Esiteks ma 91. aasta talvel 8. märtsil kukkusin teivashüppe mattidest mööda. Ma sisuliselt kuni järgmise aasta maikuuni ei saanud ühtegi hüpet isegi teha ja kuigi tol ajal 92. aastal täitsin olümpianormi ära, pääsin olümpiamängudele, aga Eesti riik oli väga, väga noor ja sõna otseses mõttes väga vaene ja see kandus ka kõikidesse eluvaldkondadesse üle, et mitte ainult spordis ei olnud vähe raha, vaid kõikides kohtades, nii et sportlased ei olnud mingit erandit. Ja oli näha, et mitmevõistlus ei too nagu raha sisse, vähemalt minu tasemel, kuna kõik olid ise majandamisel, teivashüppet ma natukene kartsin, mul ei olnud tol hetkel treenerit ja vaatasin, et mul on kõige lihtsam Soomes leiba teenida kaugushüppega. Kuigi 93. aasta mul ju hakkas edukalt, et hüppasin Paku tagant Riias 8.17, küll suurema lubatud tagatuulega, aga nii nagu ma siin paar päeva tagasi ajakirjanikele ütlesin, et siis oli selline noorusliku rumalast ja uljust, et sõitsime bussiga, sõitsime Tallinnasse tagasi, kohe läksin Rootsi laeva peale, hommiku võistlesin või lõuna ajal võistlesin Stockholmi lähedal ja siis järgmine päev sõitsin või sama õhtul sõitsime laevaga Soome ja sealt panime jälle kuhugi Põhja-Soome ja niimoodi, et ühe nädala jooksul tegime 5 võistlust ja 3 erinevas riigis, nii et keerasin oma sõna otsa üle võlli oma võistlemise ja ebakindluse. Sain sellega, et võitlesin seal 93. maailmameistrivõistlustel ei saanud, aga 94 läksime Berliini, võitsin Berliini rahvusvahelise mitmevõistluse ära sakslaste kodus
ja talvel sain 5. koha Euroopa meistrivõistlustel ja siis oli selline nagu usk, et ma võin mitmevõistlustel ikkagi läbi lüüa, aga tol ajal oli jah, 90ndate alguses, ütleme 94. aasta talveni oli selline spordi juurde jäämine emotsionaalselt, see oli väga, väga raske ja võitluslik, et ega ma arvan, et ei ole ühtegi sportlast, kes ei ole tahtnud emotsioonide pärast spordikarjääri lõpetada, aga näiteks kettaheite ringis ma arvan umbes 200 korda kindlasti spordi lõpetada ära, aga järgmine päev lähed mingit teist ala, siis läheb emotsioon üles, aga 90. aastate algus oli, nagu ma ütlesin, et oli vähe raha ja ma mäletan, kui ma seda raamatut koostasime, siis sirvisin vanu lehti ja kunagi 92. aastal või 93. aastal Eesti kergejõustiku volikogus arutati, et Eesti spordisüsteem oleks ideaalne, kui Eesti meister saaks ühekordset toetust 500 krooni, hõbe saaks 300 krooni ja pronks 200 krooni. Et kui me konverteerime selle eurodes ümber, siis seal natukene 200 krooni on ju natukene üle 12 või 13, kuskil umbes 13 eurot. Nii et jah, aeg oli teine. Aga enne kui me selle raske perioodi ära lõpetame, et kes aitasid sul selles mõttes sellest raskest ajast üle saada, et kes sind toetasid, ütleme siis kõige rohkem, et sa seda teed pooleli ei jätaks? Eks ma arvan, et üks tugi oli mul Kadri poolt, eks naise poolt ja tema vanemate poolt, ämma Eija poolt vähemalt emotsionaalne tugi, eks. Finantsiliselt mind toetas natukene tol oli Vestsport, selline spordipood esimene, et seal oli üks Aivar Aller, kes tegeles mitte ainult spordikaubanduse, vaid ka müüs relvasid, et siis tal aeg-ajalt tiksus selliseid lisakroone, et mind toetas niimoodi aeg-ajalt, nii et nii palju ma ikkagi raha oli, et ma sain hommikuti pannkooke teha ja lõunal borsuppi süüa, nii et need olidki, ma arvan, minu üks paar aastat selline põhitoit, mida ma nagu sõin. Et toidulisanditest tol hetkel ei olnud nagu miskit, aga ma arvan, et seda ei ole ka vaja sportlastele. Nii, ennem kui me läheme sinu paremate aegade juurde, ma tuletan meie kuulajatele meelde, et te kuulate siis Noored Olümpiale veebiseminari ja kui te tahate rohkem teada, mis Noored Olümpiale endast kujutab, siis minge lehele nooredolümpia.ee. Et me tegelikult üritame siis meie talendikaid noori toetada nende teel tippu ja selleks on see sihtasutus ellu kutsutud. Aga Erki, kui me nüüd vaatame pärast neid raskeid aegu tegelikult, siis ütleme alates aastast 95 hakkasid vähe teised tuuled puhuma ja tuli ka ära kauaoodatud edu, et räägi nendest esimestest võib-olla kordaminekutest, et kuidas need tulid? Ma arvan, et selline kõige suurem, võib-olla mitu momenti, et Kadri õppis 94. aastal Soomes, et ma elasin olin sügise seal ja siis kuna ma enamus aja ikkagi tegin ise trenni, siis ma väga tegin selliseid katsemeetodil treeningplaane ja ma mäletan, kuidas ma mõtlesin eesmärgiks, sest ma suudan 100 tonni nädalas kangi tõsta. Samal ajal tegin hästi palju lõigutrenni ja kõike sellist edasi, et ma hästi palju nagu katsetasin või proovisin ekstreemseid nagu treeningmetoodikat, aga 95. aastal õnnestus Aivar Karotam, kes suutis meid ära rääkida Lõuna-Aafrika laagrisse, kus oli selline Mobile Grand Prix võistlussari aprillikuus. Et meie küll ettevalmistusaeg oli, aga me saime sellistel tingimustel või vähemalt mina sain sellistel tingimusel, et mul maksti koha peal elamine toit kinni. Ise pidime lennupileti ostma, aga iga nädal lõpp pidime võistlema. Ja ütleme, ma arvan, et oma reaalse nagu spordikarjääri kõige esimene kord oli, kus oli nagu regulaarselt 3 korda päevas oli laagris oli toit olemas. Ja mitte borsisupp.
ja mitte porsisepp ja ma mäletan, kui palju liha ma vist, siis ikka sõime ikka liha kilode viisi ja siis Lõuna-Aafrikas oli selline traditsiooniline snäksid nagu või sipsid, biltongsid, mis on kuivatatud liha, mis on hirmsalt energiat täis toode, nii et seal ma võtsin ka natukene kaalust juurde, mitte küll väga palju, aga minu selline jõud ja kõik nagu, päike, kõik asjad läksid kokku ja ma tolle hetkel ka muutsin oma järjekordset treeningplaani. Ma lugesin Carl Lewis'e treeningmetoodikat ja kohandasin enda jaoks ja ma tegin hästi palju, ekstreemselt palju tegin jooksuharjutusi, ekstreemselt palju jooksin sprinti ja sellest ka mul tuli selline sprindi kiiruse kasv, et ma selle esimest korda elus jooksin 200 meetrit, kohe jooksin Eesti rekordi kaugushüppe võistluse vahel, nii et sealt selline 95. aastal tekkiski tõus ja päädiski sellega, et läksin Kötsisele, tegin Eesti rekordi ja nii 10-võistluses kui kaugushüppes ja ütleme, siis ma olin juba nii palju kanda kinnitanud, et ma sain juba Nike sain endale toetajaks, vähemalt varustuse suhtes natukene sain. Eestis sain ka tööstuspank, oli selline pank, kes tuli minu toetajaks enne Atlanta olümpiamänge, nii et siis läks elu loksus nagu sportlikus mõttes ja elamise mõttes paika, et oli oluliselt lihtsam loomulikult võrreldes seal paar aastat enne. No kindlasti esimesed selles mõttes kordaminekud tulid, aga kindlasti ühtepidi sa olid ju suhteliselt selles mõttes kogenematu sportlane ja kindlasti selliseid ju, ütleme, kui me meenutame sinu võib-olla ka esimest olümpiadebüüti, siis tegelikult te ikkagi läksite sinna nagu turistid ja tegelikult kui tänapäeva sportlased ei kujutaks seda ette, et sa oled seal ilma oma treeneri ja ilma tugimeeskonnata, et tegelikult ju selline, ütleme, kogemuslik taust ja selline enesekindlus tegelikult ju selleks hetkeks seal tekkinud ei olnud. Ei, loomulikult, et jah, 92. aastal meil oli 5 kergejõustiklast, 3 mitmevõistlust, Andrei Nazarov, mina ja siis Anu Kaljurand oli 7-võistlus mitmevõistlus, Valeri Pukrejev oli teivashüppane ja Jüri Tamm, et 5 tehnikaalas esindajat ja 0 treenerit oli, nii et rääkimata massöörist või kellestki kolmandast. Nii et selles suhtes ja üldse see oli minu nagu, ma olin küll liidu meistrivõistlust või Venemaa, Nõukogude Liidu meistrivõistlustel käid, aga mul puudus selline suur rahvusvaheline kogemus. Ja eks see sportlastel ikkagi on selline, esiteks on sul, kui sa lähed tiitlivõistlustele, sa võid olla füüsiliselt väga valmis, et ega enamus tippsportlast ma olen enam-vähem samasuguses füüsilises võimekuses, siia-sinna, mõni teeb kangi natukene rohkem, mõni jookseb kiiremini, aga väga tihti on ikkagi see sportliku edu pant on sinu taustaks, sinu treener, kas tal on kogemus, kuidas treenida, kuidas võistelda, kui tribüüni peal on 40 000 inimest, et kuidas ta sind ette valmistab, et see ei ole selline päris protsess, mis käib, võtad raamatu lahti ja loed, et seda on, ma arvan, et tippspordiks kasvamisel on ikkagi vaja, on 2 tööd. On kui noor treener koos oma noore õpilasega kasvavad, siis teine võimalus on noor treener võtab kõrval endale sellise treeneri, kes on kogemustega. Vähemalt mingitel sellisel rahvusvahelise võistluste kogemustega ja kes teab, kuidas viia sportlane maailma tasemel, ütleme, maailma taseme soorituste juurde ja stabiilset sooritusse. Üks asi on visata ketast Kadrioru staadionil 70 meetrit, teine asi on visata kvalifikatsioonis, kui 2 katset on 0, või 66 meetrit. Need on 2 absoluutselt erinevad lähenemist ja seda on vaja sportlasel selleks kindlust saavutada, sa pead teadma, et mu treener ka teab, kuidas see käib. Sa pead usaldama treenerit, et kui sa alustasid siin
sissejuhatus seda, et kindlasti on Eestis palju paremaid ja andekamaid treenereid siis, või sportlasi, siis ma arvan, Andrei Nazarov on kindlasti mingites momentides oli andekam kui mina. Noh, Andrei probleem oli selles, et ta ei olnud nii vigastusse immuunne kui mina, aga Andrei võib-olla selles suhtes probleemiks saigi, et nad kasvasid oma treeneri Sven Andresega koos. Et Svenist sai hea treener pärast, Andreist on nüüd hea treener saanud, Andreist sai väga hea sportlane, aga kindlasti Andrei ei täitnud oma potentsiaali ära või saavutati oma potentsiaali ja ma arvan, et see on lihtsalt inimlikus mõttes see, et nad olid mõlemad noored, nii Sven kui Andrei olid mõlemad noored, et see on see kogemuse värk, et kui ma vaatan ka, kui paljudel võistlustel ma nooruse ullusest ja päris mitu korda mul jäi medaleid saamata, et kui ma arvan, et kui mul oleks selline Greg Richardsi ja Daley Thompsoni sugused mehed olnud 94. aastast saadikalt kõrval, ma arvan, et mul oleks väga mitmed medalid juures, aga see on tagantjärgi tarkus ja seda võib nagu konsulteerida ja arutada, kui sõidad ise autoga maantee peale, mõtled, et kus karjääris mingi vea teen, aga see on selline. Aga samas kindlasti ma arvan, et tuleb ju sind ja Reinu selles mõttes tunnustada, et tegelikult mõlemad suhteliselt, ütleme siis omamata suurt rahvusest vahelist kogemust, et see, ütleme siis sinna spordimaastiku tippu tõusmine tegelikult tuli teil selles mõttes sellises vastastikus koostöös päris hästi välja. Jah, ja ma arvan, et mul puudus ka hirm näiteks, ma mäletan, ükskord läksin Kötsisesse, laupäeval oli start ja ma kolmapäeval muutsin, Tarmo Valgepea tuli, aitas mind kõrgushüppes ja kolmapäeval muutsin totaalselt hoojooksu ära ja läksin Kötsis uue hoojooksu peale, et ma nagu ei kartnud muuta midagi, kui ma teadsin, et äkki tuleb parem tulemus. Et selles suhtes seda nagu katsetasin kogu aeg seda nagu treeningmetoodi muutust ja ma arvan, et see mingil määral nagu toimis ka, et ma ei olnud kunagi sellises rutiinis sees ja põhimõtteliselt ka kui tulid uued naelkingad, siis ma panin kohe, kui sain ennem starti kätte, siis ma panin need kohe jalga, et minul ei olnud vaja, et selleks, et sisse elada või mingisugune hirm, et äkki ebaõnnestub, et uued asjad, et nii treeningmetoodika kõikide muude asjadega, et nii ta käis. Jah, tundub, et tuleb välja see, et sa selles mõttes olid orienteeritud, nagu sa ütlesid, alati võidule ja parematele tulemustele ja kui tõesti oli vaja teha muudatusi, siis sa väga ei lasknud ennast sellest häirida, et tõesti, et võib-olla, et uus samm sai paika alles mõned päevad enne võistlust, et mis ma arvan kindlasti tippspordis selline kartmatus teatud hetkedel tasub ära. Ma arvan, et see on kogu aeg, sellepärast, et sa pead kogu protsess on, pead ju kogu aeg muutma ennast. Kui sa oled treenis, ütleme, pildiga öeldes heidad ketast või viskad oda, siis treener ütleb, tõsta käsi kõrgemale näiteks. See on ju uus moment sinu jaoks, mis on ebamugav, sellepärast, et harjumuspärane rutiin, mida sa oled kogu aeg teha, see on ju mugav, eks? Ja siis väga tihti sa usaldad, et see, mida sa oled kogu aeg teinud, see on õige. Aga kui sa tahad näiteks visata 5 meetrit, mida iganes ketast oda kaugemale või kuuli, siis sa pead mõnikord täitsa nagu ära muutma oma tehnilise soorituse selleks, et teha oluliselt suuremat hüpet. See ei pruugi anda kunagi resultaati, aga fakt on reeglina see, et kui sa oled ikkagi 5 aastat ühe koha peal olnud ja sa ei tee oma treeningmuudatustes mingi muutus, siis see nagu ei paranda ka, et nüüd lõppkokkuvõttes, mis vahet see on, kas sa see muudatuse teed nagu 2 päeva enne võistlust või 2 nädalat või 2 kuud. Et sportlane peab niikuinii enesekindel olema, et see kusud, et ma muudan soojooksu ära ja tänu sellele hüppan kõrgemale, siis sa teed seda ja kui sa ei usu seda, siis tegelikult ma arvan, et sa ei tee kunagi. Ei täna, homme ega ülehomme. Nii et siis lõpuks oledki, et sellisena tagantjärgi ei targuta, et oleks võinud kunagi teistmoodi teha.
Aga kui me vaatame nüüd selles mõttes laiemalt võib-olla sinu erinevate ebaõnnestumiste peale, et olgu see siis 0 odaviskes või 0 teivashüppes, et mida need suured ebaõnnestumised sul sellistel suurtel võistlustel on õpetanud ja palju need on mõjutanud sinu järgmised otsused, mida sa siis võib-olla järgmisele tiitlivõistluse vastu minnes oled muutnud või arvesse võtnud? No ütleme, teivashüppe 0 oli mul Sevillas, kus 5.40 ju oleks andnud mulle ju kuldmedali, aga ja tol aastal ma olin ju väga hästi hüppanud ja pärast Talansis hüppasin 5.50 kohe järgmine võistlus, nii et see konkreetne teivashüppe võistlus küll näitas, et ikkagi sa ei tohi kindla peale minna, et sa pead julgema muudatusi teha veelgi aktiivsemalt, et okei, Sevillas oli selline ekstreemselt palav ilm ja mingi tähelepanekut, mida ma ei olnud üldse arvestanud. Mul panin, kuna ma tavaliselt ootasin enda teivashüppe järjekorda kuskil 4 tundi keskelt läbi 3, oleneb palju, 3,5-4 tundi, oleneb palju sportlasi oli meie grupis, aga ma kogemata panin oma teibad nagu esimeseks. Teibakotti oligi selle 4 tundi 45 kraadi juures ja teibad lihtsalt olidki natukene pehmemad kui tavaliselt. Kuigi ma hüppasin kõige õigemate teivastega kui versus teised 10 võistlejad, aga sain ka sellise pehme teiba kui hüppaja hüüdneme juurde, aga eks see mõned nagu väike nüanss oli, mida õppisin. Barcelona olümpiamängudel, kui ma sain odaviskes 0, seal me olime üksi, me olime ääretult väsinud, ma tegin selliseid, seal ma tegelikult tegin sellise otsuse, et vanasti oli selline reegel või traditsioon, et ennem starti alati tegid soojenduse. Aga me olime 6:30, olime hommikul staadioni peal ja kell 9 oli start. Ja kui sa oled 6:30, sul on olümpiamängude start, sa oled nii närvis juba, et sul on pulss nii kõrge, et sa võiks tegelikult ilma soojenduseta minna starti. Et sa oled füüsiliselt nii valmis ja emotsionaalselt ka. Aga me tõusime Andreiga 4:30 üles, läksime olümpiapargis, tegime soojenduse, tegime venitused, siis sõitsime olümpiastaadionile, ootasime, harjutusväljak ei olnud veel lahti tehtud ja siis hakkasime uuesti soojendust tegema seal 100 meetri ära ja kõik see närvipinge ja lõpuks, kui sa lähed kell 10 õhtul, läheb 400 meetrit tegema, et sa oled kella 4:30 hommikul juba trenni teinud ja sa pead järgmine hommik jälle kell 6:30 olema staadioni peal, siis sa näed, et ükski inimene füüsiliselt ei ole võimelised nii palju nagu soojendust tegema ja sul ei ole vaja seda teha. Et see Barcelona olümpia minule õpetas nagu väga palju selliseid põhimõttelisi asju, et ikkagi 10 võistleja, eriti tiitlivõistlusel, sa pead oskama ka energiat kokku hoida. Et sa pead arvestama seda emotsiooni. Ma mäletan, kui Urmet Uusorg oli Budapesti Euroopa meistrivõistlused 98. aastal, ta oli eelnevalt väga kiiresti jooksnud 800 või väga hästi ja ta oli ka oma treeneriga, kes oli tol hetkel noor ja kogenematu. Väljas oli 35 kraadist, nad tulid kiledressid, tavaline dress, kiledress, kõik seljas. Siis ma küsin, et kas te nagu trennis ka, kui 35 kraadi on teil topeltriided seljas, et selline kogemus, iga sportlane tegelikult vajab sellist kogemust, sellise laksu kätte saamist, et ega kui sa oled esimest korda tiitlivõistlusel, siis ei ole niimoodi, et sa ei ole nagu siuke räppar, et paned klapid pähe ja siis kõik ongi suva, et ikkagi sa arvad, et seda pead tegema, aga lõppkokkuvõttes tagantjärgi tarkused pead ikkagi normaalselt käituma. Kui sa õpid selle tiitlivõistlustel, kui sul on selline kogemus, et sa õpid tiitlivõistlusel loomulikult käituma, nii nagu sa täitud Kohila staadioni võistlustel või treeningul, kui sa suudad
samad moodi maailmameistrivõistluste või olümpiamängude areenil nagu käituda, siis sa oledki valmis tippsportlane. Loomulikult, ega ma arvan, nii sina kui mina kui kõik teised, kes olümpiastaadionil lähevad, ikkagi pabistavad. Noh, ega kui sa staadioni peal lähed ja Sydney olümpiamängudel oli 117 000 piletiga pealtvaatajat, et see meeleolu ja kõik see atmosfäär on ikkagi selline, et kui sa siis ka närvi püsti ei läheks, et adrenaliin ei tule, siis ei ole mõte sporti teha, siis peab minema kuhugi surnukuuri tööle. Aga kuna sul on selles mõttes ju nüüd ka olulist kogemust olla tiimliider, sa oled näinud meie paljusid noori kergejõustiklasi tegemas oma selliseid esimesi tiitlivõistluste debüüte küll, ütleme siis jah, ka siis juunioride tasemel. Aga milline oleks sinu soovitus, et meil omal ajal sellist kogemust ei olnud ja võimalust, et siis sellistel noorte tiitlivõistlustel üldse osaleda, me vartasti poleks ka taset olnud, mis oleks kvalifitseerunud. Aga mida sa kõrvalt näed, et mis on need põhilised vead, mida tehakse ja mida saaks teha selleks, et neid selliseid väga suuri prohmakad ära hoida? No meil oli enne jah, et me ei pääsenud kumbki noorte tiitlivõistlusele, et me oleme oma taseme poolest, aga kui ma olen olnud, nüüd ma olen päris mitmetel tiitlivõistlustel olnud tiimliidrina ja ma olen alati enne võistlusi, kui meil on koosolekul, ma ikkagi üritanud nagu sportlastele nagu rõhutada seda, et tehke oma tulemus ära. Et kui sa oled ikkagi 2-20 kõrgushüppaja, siis hüppa 2-20 ära. Et kui keegi hüppab rohkem ja saab parema kohal, ta ongi parem. Aga kui sa hüppad 2-20 asemel 2-0-5 ja pärast hakkad vaatama, et 2-0-8 oleks saanud lõppvõistlusele, siis sa oled nagu igas mõttes nagu põrunud. Et see on nagu paratamatult tiitlivõistlusel käib see kaasas, et keegi on sust parem reeglina, eriti juunioride tasemel. Et tuleb oma tulemus alati teha ja selleks peab ka trenni tegema, et kui sa oled näiteks pildigades naiskõrgushüppa, siis hüppa oma parim tulemus või teiseks parim või kolmandaks parim tulemus, sa saad hea koha. Et see on nagu kõige tähtsam. Et ega sellist asja ei ole, et sa oled nagu trennis visanud maksimum 60 meetrit ketast ja nüüd lähed tiitlivõistlustel ilma tuuleta, kogemata lendab selline 70 kaar. Kunagi Toomas Uba alati rääkis, et tuleks nüüd see õhupadi alla, tuleks meie meestele õhupadi alla, et suusahüpetas, ei tule. Et kui sa ei ole harjunud 40 meetrit kaugemale lendama suuskadega, ega sa ei oska seda pinget ja seda momenti ära taluda, et see ei ole, kahjuks ei ole, et selline vähemalt tiitlivõistluse areenil selline kogemata juhus, et odas lendab 20 meetrit kaugemale. Ta ei saa lennata, ta lihtsalt ei saa ja kaugushüppes sa ka ju ei lenda meeter kaugemale. Et see on noortele sportlastele ükskõik, mis tasemel võistlus on, eriti mida nooremad on lapsed, seda rohkem nad peaksid võistlema iseendaga. Et ma arvan, et see on nagu kõikide sportlaste nagu kõige tähtsam nagu moment just noorsportlasel, et teha oma sooritus või ületada oma hetke parim tulemus. Loomulikult noortel on see loomulik, et sa iga aasta arened ja sa lähedki paremaks ja mõnikord see hüpe on suurem, aga reeglina see tiitli, kui sa oled ikkagi juba sellisel tasemel sportlane, kui sa lähed juba juunioride Euroopa meistrivõistlustele või maailmameistrivõistlustele või noorte olümpiapäevadele, siis ikkagi seda eeldust, et sa 100 meetris jooksed nagu pool sekundit kiiremini, kui sa võiksidki joostada, seda ei juhtu ja sellepärast ei ole mõtet ka lisapingeid teha. Et kõik sportlased peaks teadma, et selleks, et ma sooritada seda tulemust, ma pean seda igapäevase treening tulemus ära tegema ja siis ka lähevad need asjatud pinged välja. Siin vist reeglina tuleb ikkagi suuresti mängu see, et millist kogemust treener omab ja kuidas üldse treener spordist aru saab, sest väga tihti ega need õpilased ei pruugigi neid asju ise välja mõelda, et need sellised, ütleme, utoopilised eesmärgid pigem tulevad sealt kuskilt kõrvalt leerist või treeneritelt.
kindlasti näiteks mul tuleb kohe Grosseto Euroopa meistrivõistlused meelde U20, kus meil on ääretult andekas mees Karel Tilga, kes oleks võinud tol hetkel ERMile ikkagi väga ilusti ära teha, aga tegid sellised kogenematusest nagu suure vea, et väljas oli väga soe. Karel Tilga suur mees, väga hea kõrgushüppaja ja igaks juhuks alustasid 1,93 m. Ja siis nad hüppasid igaks juhuks igate katset. Suur mees, aga tal oli vaja 2,10 hüppata, 2,15 oli või 2,13 oli tema tulemus. Ja lõpuks, kui ta oli 2,05 üle hüpata, ta oli nii palju katseid teid selles suure palava väikse käes, et tal oli kumm juba tühi. Ja siis ma pärast nagu ütlesin ka treenerile ja Kaarelile, et te ju läksite hüppama 2,10 ja 2,13. Aga miks te alustasite 1,93 m? Et kui närv oli nii sees, hüppanud 1,93 m üle ja pannud järgmine 2,03. Et selles suhtes te ju teadsite, et selleks, et medalit saada, te pidite niikuinii hüppama vähemalt 2,05. Ja mis teie jaoks oli niikuinii ebaõnnestumine, et sa pead ikkagi olema nagu valmis mentaalselt tegema oma tulemust, et see tulemus, et see on 2,05, on see juba ebaõnnestumine. Järelikult sa pead olema valmis ka selleks nagu selle kõrgusega alustama või siis natukene madalamalt. See täpselt sama vead tegi järgmisel päeva teivashüppe, hüppas igat kõrgust, ütleme rohkem kui pool meetrit madalamalt, kui ta oleks pidanud alustama. Aga see energiakulu lõpuks sel palaval staadionil maksis talle väga rängalt kätte. Viimaseks alaks, kui sa oled 1500 meetrit, sul on vaja kusagilt saada sisemist reservi, et joosta teisest mehest 2 sekundit kiiremini või teisel mehel püsida kannul. Aga kui sa oled nagu 2 päeva jooksul asjatult need energiat ära raiskanud oma lihtsalt kogenematuse pärast, siis ongi, seda ei ole kusagilt võtta. Nii et seal sellises momentides noorte treenerid peavad julgemalt tegema ka võistluste plaanid. Et me teeme niimoodi, sooritame niimoodi, esimese katse sooritame niimoodi, teemegi kindla peale, aga kindla peale tähendab see seda, et ma teen sellise soorituse ära, et ma ei lähe mingit umbropsu tegema. Ma ei lähe umbropsu 45 meetrit heitma ketast, vaid ma tean, et ma pean esimese liikume tegema igal juhul ära ja siis teen nagu rahulikumalt, et ei lähe maksima panema, nii nagu ütleme, Sidis pani võrku või kõik eelmised võistlust panin 2 katset võrku. Aga palju, ütleme, selles mõttes, kui sa oma võistlusteks valmistusid, et kas sul oli alati selles mõttes ainult plaan A või sa tegelikult ikkagi alati vähemalt siis võib-olla vahetult enne igat ala või enne igat päeva tegid ikka sellise plaani B, et kui see näiteks ei lähe nii, et ma siis teen nii? Minul kahjuks ma ei olnud kogu oma spordikarjääris nii kogenud või nii nutikas, nagu näiteks oli Toomas Dvoržak. Ja ma järsku märkasin, et loomulikult mul oli mingi plaan, mida ma nagu läksin tegema ja ma valmistusin juba 2 nädalat ette, kuidas hakkasin ennast üles kütma ja autoga sõites ka jälgisin valgusvoori, et lihtsalt tegin niimoodi reaktsiooni, ajasin ennast igas valdkonnas või igas võimalikus momendis, üritasin ennast teravamaks saada. Ja jälgisin ennast väga konkreetselt, et ma olekski nagu kõik liigutusteks kiiresti ja ajaks ennast üles. Aga mis mulle meeldis väga Toomas Dvoržaki puhul, tal oli 3 plaani. Oli 10 võistlus, oli maksimumplaan, mingi teine plaan. Tal oli alati selline kaardi peale kirjutatud tulemused ja kõik summad. Ja tegelikult, mis andis talle väga suurt enesekindlust just 10 võistluse soorituses, et ta teadis, et kui tal, näiteks alati on ju võimalused vastutuul on või kaugushüppes, nii nagu Kötsi, siis alati tuul keerutas. Et tegelikult sellist õiget kohta Kötsis ei olnudki nagu kus kaugust hüpata. Üks katse oli nii, teine katse oli tuul. Et sul võib tihti juhtuda niimoodi, et see hea sooritus ongi vastutuul ja hüppatki 20-30 senti vähem. Siis Dvoržakil oli alati selline kaart, kus ta jälgis,
30 silma kaotasin 100 meetris, 20 silma kaotasin sellest, minu kogu summa on selline. Et ta teadis nagu juba peale teist või kolmandat ala, et ma lähen sinna 8500, 8600 või 8700 punkti peale ja ta emotsionaalselt ei lasknud ennast väga häirida. Ja see on nagu selline ka nagu võti. Ja kui sa mingis teisel alal teed jälle isikliku, siis sa oled nagu natukene punkti summast tagasi. Nii et 10 võistluse võistlemine on natukene sarnane nagu golfis. Et kui sa lööd ühe löögi lööd vette, siis sa pead selle ära unustama. Kui sul üks katse läheb võrku või ühe katse astad üle, siis sa pead ära unustama, et sa pead järgmine, sul on veel võib-olla 8 ala või 7 ala või 3 ala veel, et sa pead nagu suutma kõik negatiivsed emotsioonid ära unustama ja selline ettevalmistus, seda tabel ja plaan ikkagi aitab seda väga, väga hästi. 400 meetris mul oli alati plaan. Et 400 näiteks ma Kötsis alati jooksin soojendusringi omal rajal ja jälgisin, kus on tuul, millises kohas, mingis kohas on, kus on taganttuul, kus on vastutuul. Ma tegin alati plaani tuule järgi. Et ma teadsin, et kui selles kohas on taganttuul, siis ma pean seal nagu suruma rohkem. Et sa ei saa raskeid alasid, täpselt sama lugu on 1500 meetris, et sa ei saa minna stardis, mõtled, et jooksen nii, kuidas tuleb. Et siis sa jooksed alati viletsalt, et sa pead ikkagi minema mingit kindlat rütmi jooksma, sul peab olema mingi plaan, et esimese 100 meetrit jooksen nii kiiresti, esimene ring on nii kiire, 800 peab nii kiire olema ja 1200 meetrit peab olema nii kiire, et siis tuleb sul lõppaeg selline. Loomulikult tuleb alati ka jälgida konkurenti, aga ilma plaanita ei tohi kunagi starti minna. Ma tahaks, et sa selgitaks natuke lähemalt. Mulle väga meeldis üks sinu selline mõtteviis, kus sa siis mainisid seda, et tegelikult võitjaks tuleb see, kes siis komistab kõige vähem. Et äkki sa natukene räägid seda lahti, et minu meelest see on selline hästi tegelikult hea põhimõte, mis tegelikult võitjaid siis eristab võib-olla nendest osalejatest. No eks see ongi, et üks asi olümpiamängudel sa pead olema heas vormis. Olümpiamängud on emotsionaalselt keeruline kõikide sportlaste jaoks. Kui me tuleme näiteks minu Sydney olümpiamängude juurde, siis aeg oli selline ju, varakevad oli Sydneys ja ilm oli väga heitlik. Ja see, kui sa hommiku teed mingit ala, kui on 10 kraadi soo ja 3 või 4 tunni pärast on väljas on 27 kraadi sooja, et see kõik see temperatuuri kõikumine, tuule mängimine, kõik see mõjutab nii palju, et sa nagu komistad niikuinii. See ei ole nagu reaalne, et sa lähed ja teed nagu kõikides alades absoluutselt oma margi, et kõik me ju eksime ja komistame ja nüüd ongi see, et kui sul on see eksimisruum, peab olema see, et sa pead olema nii palju treeninud, et kui sa nagu teed 10 või 15% nõrgema tulemuse, oled sa ikkagi oma konkurentidega nagu sama pulga peal või isegi natukene parem. Ja see on see nagu eksimise ruum. Et pildiga öeldes, kui sa oled korvpallur, kui sa oled viskanud 1000-st 3 punkti viskest või vabaviskest 999, viskad kogu aeg sisse, siis on selline 10% viletsam visketabevus annab ikkagi sulle eelised selle ees, kes viskab 100-st võib-olla 70 palli sisse. Et see on see eksimisruum, mis reserv sul peab olema. Et ütleme, jõualadel, nagu heitealadel on see, et kui sa oled füüsiliselt väga heas vormis või võimekas, ütleme, sul on kangi näitajad, teistest on 20-30 kilo üle, et siis kui sa kukud, siis sa oledki ikkagi võrdne oma konkurendiga ja järelikult sul kuul lendab ka ikka sama kaugele vähemalt. Nii et need on nagu sellised mõtted, mida ma mõtlesin. Aga järgmine küsimus, mis ma tahaks küsida, on see, et tegelikult sa oled ju alati selles mõttes oma eesmärke julgenud kõva häälega välja öelda.
sellest on kindlasti, ütleme siin Eesti meedias tihtipeale tehtud suuri sõnu ja pärast on selle pärast sind ka hurjutatud. Aga sa mõtlesid suurelt ja sa tegid ka siis eesmärgid teoks, et võib-olla räägi natuke sellest kogemusest, et palju siis ütleme selline võib-olla kohati liiga avameelne oma mõtete väljaütlemine on siin nagu selles mõttes toonud asjatut kriitikat. No mina ütleks see, et minu arvates on see absurdne, kui sportlased ei julge nagu välja öelda, mida nad lähevad võistlustel tegema. Noh, et kui ma ütleks see, et ma olen võitma Gerd Kanterit kettaheites, see oleks natukene nagu, ütleme, üle võlli suurustamine. Aga ütleme nii mina kui sina, mida iganes tippsportlane, me ju teame, kui kaugele meil trennis oda lendab või ketas lendab või kaugele ma kaugust hüppan. Meil on ju olemas kogu aeg oma treeningi näitajad ja kui me teeme lõigutrenni, siis ka sa ju tead aastast, kui sa tegid sellise treeningu ära, sa tead, et sa oled võimeline jooksma nii kiiresti 400. Et kui sa ära ei jookse, siis sa oled lihtsalt, sul oli kas jänespüksis või sa andsid alla. Aga ma arvan, et jah, ma olen saanud väga palju kriitikat sellepärast, et ma olen nagu nõnda nimetatud suurustanud, aga ma ei ole ka näinud ühtegi korda, et ma oleks nagu valesti midagi öelnud, et ma ei oleks nagu seda saavutanud, mida ma läksin saavutama. Et ma arvan, et sportlased peaksid olema realistlikud enesekindlad. Et kui Mart Seim ikkagi rebib trennis 190 kilo, siis see oleks absurd, kui ta ütleks, et ma ei tea, ma ei taha ära sõnuda, et äkki ma muidu üle 180 kilo ei rebi. Aga samas ta ei rebi ka 230 kilo, kui ta ära ei sõnu. et seda ta ka ei tee. Et me kõik ju tippsportlastena teame ja kui ma tean, et ma hüppan 10 võistlus, jooksin 10, 60, 100 ja hüppan 8 meetrit kaugust, kui ma teen need tulemust ära, siis ma olen võimeline Vorsakit võitma või Seberlet või mida iganes oma kõige suuremat konkurenti. Aga kui ma ära ei tee, siis ma nagu läbi ebaõnnestun. Aga ma ju lähen Tallinna lennujaamast ikkagi lennubki peale selle mõttega, et ma võidan kõiki oma konkurente. Ja mina küll ei usu, et ma sportlane sõnub selle pärast ennast ära, kui ta ütleb, et välja, mida ta tahab saada, millist tulemust ta on võimeline tegema. Pärast oleks ka minu arvates ajakirjanik väga lihtne, et aga miks sa jooksud 400 meetrit? Kui sa ütled, aga ma alustasin esimene 200 meetrit 2 sekundit aeglasemalt, kui ma oleks pidanud. See ajakirjanik saab, aga miks sa tegid seda? Siis sa ütledki, et aga ma ei ole spordimees. Ma ei ole võimeline pingutama. Sellepärast, et nii lihtne see ongi enne. Ja see, kes pole spordimees, see nagu nii läbi ei löö. Nii et ega seal midagi, mingit raketiteadust ei ole. Et me väga tihti, ma arvan, me mõlemad arvame, ma arvan, et tippsport on oluliselt lihtsam, kui kõik arvavad. Tippsport on teatud korduste arv, teatud rutiin, teatud tase. Loomulikult sul peab olema natukene õnne selleks, et sa sattusid õige treeneri juurde, selleks, et sa sattusid õigesse keskkonda, selleks, et sa sattusid õiget spordiala tegema. Ega ma arvan, et enamus andekad tippsportlased oleks löönud heal rahvusvahelisel tasemel, mingil teisel alal ka. Ma olen 100% veendunud, et ma oleks väga mitmetes alades olnud väga heal rahvusvahelisel tasemel. Võib-olla kindlasti mitte sellisel tasemel, nagu ma olin 10 võistluses, aga kui sul on ikkagi, kui sul on mingi koordinatsioon, töövõime olemas, füüsiline võimekus, siis sa lihtsalt tood oma ande igal juhul välja. Aga mis hetkel sina olid siis selles mõttes veendunud, et või hakkasid mõtlema sellest olümpiavõidust? Ma hakkasin tegelikult, kõige reaalsemalt ma hakkasin 95. aastal muidugi mõtlema. Kui ma 95 aastat ennem Göteborgi, Kötsis oli nii, Kötsis ma tegin tulemuses, ma mõtlesin, et väga hea, et mul oli hea Eesti rekord, aga mul läks kõrgushüpe, läks tuksi ja
kettaides küll tegin isiklik rekordi, aga tegelikult ma ei sooritanud sellist tulemust, mida ma olin trennis juba teinud, aga tõkkejooks läks seal tuksi natukene. Nii et mul oli nagu hästi palju selliseid alasid, mis mul ka tegelikult selle ideaalse, nõndanimetatud ideaalse 10-võistlusel nagu untsu ka läks. Nii et 95. aastal, jah, kui mul napilt libises MM-i medal käest ära, siis ikkagi mul tekkis lootus ja soov ikkagi olümpiavõitjaks tulla ja 96 ma tulin Euroopa meistriks talvel. 96 hüppasin 8.22 kaugust Tallinnas mitmevõistluse sees, nii et ma jooksin 100 meetris isiklikku, nii et ma olin super vormis, aga läks paratu niimoodi, et ei saanudki medalit. Rääkimata kullast, aga jah, ja ka sellest nagu unistusest võttis siis nagu reaalselt, ütleme, ma ütleks isegi 95 ta oli, algselt ta oli unistus, aga mingis momendis ta ikkagi tekkis eesmärgiks muutus, nii et unistust ja eesmärki ei tohiks muidugi sportlased segamini ka ajada. Need on kaks väga erinevad asja. Aga järgmine asi, mis ma tahaks küsida, on see, et tegelikult ma arvan, ma väga ei eksi, kui ma ütlen, et sulle meeldis võistelda suurtel areenidel, sulle meeldisid telekaamerad, sulle meeldis publik, sa oskasid sealt, ma arvan, väga palju energiat tagasi võtta, et kuidas võib-olla sa seda ise kommenteerid? Jah, ma suutsin keskenduda kaamerat ees ja kui väga paljud sportlased löövad verest välja, kuigi ma väga valetaks, kui ma Barcelonas läksin tollase hispaanlase supersangari Antonio Belarveri selja taga, läksin areenile ja ütleme nii, et närv oli sees ja tegin püksid täis sõna otseses mõttes, nii et aga jah, pärast õppisin kaamerate ees olema ja kaameraid nagu, ma ei ütleks, et nautima, aga mind üldse ei häirinud, kui kaamera oli 50 sentimeetri kaugusel aga publik mulle andis kindlasti nagu energiat juurde, et ma sain nagu, mulle meeldis publikule võistelda, ma ajasin kaugushüppes ka, ma ajasin ennast publik ajas üles ja siis, kui sa pakud nagu publikule seda, mida ta nagu ootab, siis publik on tänulik sellele, et ta saab seda, mida ta lootis. Ma mäletan, üks Eesti mitmevõistleja oli Reval Kapil ja publik plaksutas, kõik läksid ja siis ta tõukas isikliku rekordi. Ja ma olin tol hetkel tribüüni peal ja ta ei andnud mingisugust emotsionaalset tagasisidet, siis enamasti kuradi mees, siga. Et inimesed lähevad ikkagi, spordipublik läheb emotsiooni saama ja sportlane peab pakkuma ja mulle see meeldis. Et selles suhtes nagu publikuga side oli mul, ma arvan, väga hea. Järgmise teemana ma tahaks natukene siis rääkida treeneritest. Et sul on, sinu karjääri jooksul sul oli päris erinevaid treenereid. Sa vahetasid neid, kindlasti seal olid omad põhjused, et võib-olla räägi ise oma suhetest treeneritega ja mida sa siis mingil hetkel otsisid, sest selge see, et iga sportlane ju ajas areneb ja see, millist treenerit ta vajab oma, ütleme, karjääri alguses ja see, millist treenerit ta vajab enda karjääri lõpus, need on kaks täiesti erinevat, ütleme siis spetsiifikat. No jah, et selles suhtes, et ma olin oma spordikarjääri jooksul suhteliselt rahulolematu, ma tahtsin kogu aeg paremaks saada, et isegi kuigi ma olin maailma rankingus, olin mitmed aastad järjest olin 3 hulgas, siis ma tahtsin ikka paremaks saada, et ja kui sa tunned ära, et treeneril on rahulolu või treeneri teadmised ei aita sind nagu edasi areneda, siis ma arvasin, ma pean edasi liikuma ja sellepärast ma ka võib-olla vahetasin treenereid natukene rohkem kui tavaline sportlane, aga see, kuidas ma Craig Richardsi ja Daley Thompsoni juurde sattusin, oligi
väga konkreetne põhjus. Ma olin Lanzarote laagris 99. aasta talvel, hüppasin kõrgust ja mitte midagi ei tulnud välja. Ja siis ma sain aru, et kui ma tahan olümpiavõitjaks tulla, siis mul peab olema reaalselt kõrval inimene või inimesed, kes teavad, kuidas tulla olümpiavõitjaks, kuidas treenida selleks, et olümpiavõitjaks tulla ja kuidas ka eelnevalt käituda selleks, et olümpiavõitjaks tulla, just treeningutel. Nii et, aga ma arvan, et esiteks sportlased ei peaks kartma treenerite vahetust. Sellepärast absoluutselt iga treener annab midagi juurde. Tal on mingi lähenemine, ta saab ühest asjast aru ühtemoodi, teine treener saab teistmoodi. Aga kui sina kui sportlane oled selline infokäst, mis imeb selle erineva treeneri nägemuse enda sisse ja kui sa oskad seda analüüsida, siis sa oledki edukas. Ma arvan, et sellist treenerit pole maailmas olemas, kes teab nagu lõplikku tõde. Et ikkagi lõppkokkuvõttes on areenil on sportlane iseseisev ja treener on teda aitanud valmistuda nii, et ta saaks selle areenil iseseisvalt hakkama ja see on treeneri ülesanne. Aga see, et treener teeb kõik nagu ideaalsed plaanid ära ja isegi minu treeneri kogemus ikkagi tänasel hetkelgi näitab ja ma olen seda eluaeg arvanud niimoodi ja see on kinnistunud aastate jooksul, et seda ei saa päris niimoodi olla, et sa oled treener ja sa kirjutad 3 nädala plaani. Pildiga öeldes 3 nädala pärast me teame, mida Gerd teeb reede õhtuses trennis. Sul peab olema selline visuaalne kuvand. Aga võib-olla sa oled eelmine päev magasid halvasti. Või see treening, mis panime mingid harjutust juurde, väsitest lihast nii ära, et sa ei olegi võimeline täna trenni tegema. Siis ei ole üldse mõtet teha. Aga see on loomulikult juba tippsportlase selline kogemus ja oskus analüüsida, kas sa oled laiskuse pärast täna väsinud või oled füüsilise pingutuse pärast väsinud. Täpselt sama lugu on vigastustega. Kas see lihase valu on sul treenituse valu või on vigastuse valu? Ja see kõik on selline, mis tippsportlane peab ise õppima tunnetama. Treener saab näha kõrvalt, kas sa oled täna liigutad ennast viletsamini või uimasemalt kõik, kas meil on mõttekust nii intensiivselt teha. See on selline treeneri kogemus. Aga ma arvan, iga tippsportlase kujunemisel on üks suurimaid, kui me siin räägime rutiinitaluvusest ja kõik see on see kasvamisetapid. Aga see, et sa oleks nagu alati tiitlivõistlustel edukas või üldse võistlustel edukas, on ikkagi see, et sul peab olema selline, mina nimetan seda lihasmälu oskuseks või sa tead, sul on selline lihasmälu ja tunnetus. Sa pead esiteks aru saama, kui sa teed mingit trenni, kas see mõjub hästi või ei mõju hästi. Kui sa teed 2 päeva ennem seda, kas millises seisus sa oled 2 päeva pärast või kas või toitumine, et kui ma söön seda, kui ma õhtu söön näiteks grillliha, kas ma kell 9 suudan plahvatada 100 meetris. Et kõik sellised asjad on, mida sportlane peab iseseisvalt õppima ja iseseisvalt nagu ka analüüsima. Treener ei saa seda lõpmatuseni, seda treener teha ei saa. Nii et loota, et võtame Federeri treeneri, paneme kellegile siin Eesti tennisistile trenni tegema, ta teeb teise Federeri, see on ebareaalne. Aga samas Federeri võin mina ka treenida, eks sellises seisus nagu ta on. Nii nagu sa ütlesid, et iga sportlase etapil on erinevat treenerit vaja ja ka minul oli näiteks Ants Kiisa tuli, ta ju treenerina ei teadnud tol hetkel 10 võistlust, ta ei teadnud mitte tuhkagi, ta teadis 10 võistlust on 10 ala, aga
ta läks tol aastal väga hästi minu emotsionaalselt ja kõikide taustadega läks väga hästi kokku, et ma tulin vigastusest, taastusin ja mul oli sellist rahulikkust ja emotsionaalset stabiilsust oli vaja tol aastal ja oli väga edukas aasta. Sinu treeneri meeskonnast on käinud läbi ka selline meie teine spordikuulsus nagu Jaan Talts, et võib-olla mida sa õppisid Jaanilt? Me teame seda, et Jaan on ju selles mõttes väga selline eriline spordimees ja tal on väga sellised selged reeglid, kuidas ta usub, et sporti peab tegema. Et siin te kindlasti olete natuuridelt nagu väga erinevad, et aga mis just teid kahte sellist väga erinevat persooni nagu selles, mis ühendas ja mida sa Jaanilt õppisid näiteks? No ma kutsusin Jaani enda juurde selleks, et teha ma olin nii kaua suhteliselt sarnase treeningmetoodika treenida ja ma tahtsin, kuna oli 2002. aasta, siis ma tahtsin, et teha tuua oma treeningmetoodikasse mingit muutust, et teha pildiga oma trenni huvitavamaks. Ja samas ma tahtsin nagu kangis ka areneda. Et see oligi nagu minu argument, et mingite teatud spordialade või ütleme jõunäitajatele areneda ja aru saada, et kas nende jõunäitajate arengul avaldub ka see minu mitmevõistluse tulemust. Muidugi Jaan tema oli teise ajastu mees, et ta ei olnud harjunud seda, et tippsportlasel on juba pere ja mul oli teine laps sündis juba ja et sul on ka trenni väliselt on jube palju muid kohustusi, et ta ei saanud sellest mõningatest asjadest, oli väga raske aru saada, et sa teed trenni ära, siis lähed mingi ajakirjanikele intervjuust andma, mis siis on mingi üritus, et kusagil pead sa oma nägu näitama, siis sellist nagu tausta asjadest ta ei saanud kuidagi aru, et see oli tema jaoks üks väga selline harjumatu, aga Jaaniga oli põnev aeg koos töötada ja tegelikult Jaani need jõuplaanide ülesehitust ikka aeg-ajalt kasutan oma sportlaste peal ka. Erki, minul oli endal selline võib-olla siis üks valdkond, mis oli kuidagi nagu oluliselt maha jäänud, oli painduvus. Et ma nägin väga palju vaeva oma, ütleme siis tippspordi ajal just selle painduvuse arendamisega. Kas sinul oli ka mõni selline kirstunael, millega sa pidid tegelikult pidevalt tegelema? Mul on tegelikult päris hea painduvus, et kui mul lihasmass oli ju enda pikkuse ja kaalu kohta päris suur. Aga ma tegelikult olen mõlemad pidi pannud spagaadi maha, mis minu viga oli painduvuse suhtes. Mul on suhteliselt vilets puusapaindumis ja sellepärast ma olin ka, ma arvan, suhteliselt vilets tõkkejooksja versus minu absoluutkiirus. Et ma olin ikka väga vilets tõkkejooksja, kui vaadata minu 100 meetri rekordit. Nii et painduvus oli, üleüldine painduvus mul oli väga hea, aga puusapainduvus, ma ei oska sellele nagu tähelepanu ka pöörata. Ja ma väga vähe pöörasin tähelepanu, aga mida ma nagu ütleks kõikidele nagu sportlastele, noorsportlastele vähemalt, et ma arvan, et see lihas elastsus on ükskõik, mis erineva spordialal on üks A ja O. Esiteks ta on vigastuste ennetamiseks, mida elastsemad ja mida mobiilsem sa oled oma liikumises, seda vähem sul oled vigastust altim. Ja kes on ikka loomu poolest on vilets, peab ikkagi tegelema kas või 2 või 3 korda päevas venitamisega. Õnneks mul seda väga probleemi ei olnud. Minu kirstunael oli minu pikamaa jooks. Ma ikka ei liikunud üldse. Minu organismi või lihas struktuuri eripärane oli see, et mulle väga meeldis ja ma arvastasin tegelikult
ma armastasin õudselt 400, aga 1500 oli minu väga suur kirstunael ja sellepärast ma pidin sellega ikkagi väga-väga palju vaeva nägema. Okei. Aga ennem kui me läheme siis natukene sellise lapsevanema rolli juurde, et mõned kiired küsimused siis veel tänapäeva kümnevõistluse kohta, et mis sa arvad, et mis on Kevin Maieri saadus, et kus selline võimas maailmarekord ja et on see ulme või kuidas sina seda seletad? Ma arvan, et Kevin Maier on näitanud ühe väga nagu põhimõttelise asja noortreeneritele või üldse treeneritele, et noorest peast tuleb tehnika põhialused paika panna. Et see on nagu, kui me vaatame Kevin Maieri nagu kõiki nagu alasid üksikult. Loomulikult me ei saa ju võrrelda 10-võistleja kuulitõuketehnikat, kuigi ma ütleks, et 2002. aasta talvel Dvorak kindlasti tõukas tehniliselt oluliselt paremini kui kõik maailma kuulitõukajad. Lihtsalt vahe on 40 kilo kehakaalu massi vahe või isegi 50 kilo, et 10-võistlejal ei saa kuul lihtsalt lennata sama kaugele kui kuulitõukajatel, lihtsalt füüsika pärast. Aga kui me vaatame Kevin Maieri kõiki neid alasid eraldi, kaugushüppe, kõrgushüppe, kettaheide, kuulitõuge, kõik on tehniliselt paigas. Ja seda sa pead tegema noorest peast. Füüsiliseid võimeid saad ikkagi arendada. Loomulikult ta on ju andekas, rääkimata sellest, aga kui sa oled nagu tehnilised põhialused noorest peast ei ole paika pannud, siis ükskõik kui võimsaks ka ennast sa ei aja, sa ei ole võimeline nagu tegema perfektset seoritust, nagu Kevin Maier teeb. Et see on tema nagu, ma arvan, võti ja saladus. Et muud nagu uskumust ei pea vaatama. Ja sellepärast on ka, ma arvan, ta oli juba noorest peast suhteliselt heal tasemel sportlane. Ja nüüd ta on iga aastaga oma tulemusi või füüsilist võimeid arendanud ja sellepärast on ka see sooritust leid paremus. Muidugi tema negatiivseks või miinuseks on see, et ta on mitte nüüd väga, aga ikkagi suhteliselt vigastust altis poiss, et tal ikkagi vigastusi on, et ta ebaõnnestub ka aeg-ajalt, aga ta on ka maksimalist, kui me vaatame siin viimastel Euroopa meistrivõistlustel 2 katset oli kaugushüppes, oli üle astutud, siis treener ei öelnud, et võta pöid tagasi, et pane paku taga, et ütles, võtta 10 senti tagasi. Et nad läksid nii maksimumi tulemust tegema, mis oli täitsa tobe, kui vaadata Berliini võite tulemust ja Kevin Maieri oleks ta hüppanud isegi meetri kaugust vähem, ta oleks ikka võitnud selle võistluse ära, nii et nad on maksimalistid. Järgmisena ma küsiks meie enda tulevikulootuste kohta, et mis sa arvad, et kas see olümpiamängude edasilükkamine, kas see meie enda, ütleme siis meestele siin eesotsas ERMiga oli see nüüd positiivne otsus või mitte? Ma ütlen, et ERMi vaadates kindlasti. ERM on noor mees, 10 võistleja nõuab ikkagi niisugust mehelikku jõudu, see annab sulle stabiilsust juurde, just kui vaatame ERMi alasid, et tal on väga hea kaugushüpe, tal on väga hea jooks. Võib-olla ta ei ole oma võimeid suutnud nii välja tuua kettaheites, kuulitõukes, aga me peame arvestama ka see, et ta on alles 21-aastane, et ega 21-aastasel ei saa olla sellist mehelikku jõudu nagu 25 või 26 aastasel. Nii et selles vaatenurgas ma arvan, ERMi on kindlasti nagu eelis või enamusel ja ka vaadates kogu maailma üle 10 võistluse nagu seisu. Warriner, kes on päris pikka aega juba mitme võistluse liider olnud, temal
on järgmine aasta on 1 aasta juures. Uib on ka veel noormees, nii et ma arvan, et meie meestele on see kindlasti mitte miinuseks. Aga üks meie siis meestest otsustas üldse siin karjääril joon alla tõmmata, et Karl-Robert Saluri lõpetas, et kas selle taga võib näha seda, et ta ei näinud võimalust, et ta mahuks koondisesse või kuidas sida seda näed? No ma arvan, et kindlasti tänasel hetkel Saluri tüüpi mehel Eesti koondis oleks ta kuskil ükskõik, mis teise riigi koondise, välja arvatud Saksamaa ja Ameerika, oleks ta ju pääsenud olümpiamängudele, et ilmselgelt, aga Eestis, ma küll ei näe isegi teoreetilist võimalust, kuidas Saluri oleks võinud olümpiamängudele pääseda Tokyosse, et isegi ei sel aastal, ei järgmisel aastal, et kui me vaatame Karel Tilga, väga potentsiaalikas, Karel Tilgal on vaadates Tokyo olümpiamänge tuleviku perspektiivis väga suur potentsiaal. Erm, Uibo niikuinii õiglane, et meil on ikkagi tänasel hetkel võib meil olla selline situatsioon, et 8350, 8400 punkti mees ei pääse olümpiamängudel ja Saluril ma arvan, et sellist 8350 punkti summat ikka kokku teha oleks, ma ei tea, mida, väga keeruline, väga keeruline. Et Uibol on kindlasti 8750 punkti kordades lihtsam teha kui Saluril 8300, nii et paratamatult ta on nagu super hea tulemusega sportlane muu maailma kontekstis, aga Eesti kontekstis kahjuks ei ole midagi, pole midagi teha. Aga lõpetuseks tahaks peatuda natukene siis lapsevanema rolli juures tippsportlaseks kujunemiseks, et sul endal on siis kergejõustikukool, kus sa tegelikult ju näed lapsi, ma ei tea, vist alates 4. eluaastast kuni siis täiskasvanuteni. Sul on endal 3 last, üks neist on täitsa tõsine tippsportlane. Et kuidas sina näed lapsevanema rolli, et mis on need olulised asjad, kuidas oma last suunata, kuidas teda innustada, et mis on need võtmetegurid? Ma arvan, et ikkagi laste eelkõige roll on algselt, et neid panna, harjutada nende tekitada lastes liikumisharjumus. Ega tippsportlaseks nad ikkagi kujunevad suures vaates ikkagi ise. Aga laste vanemate roll, eriti tänapäeval, on see, et kui see kodune liikumine on olemas, et liikumine ongi normaalne ja loomulik, siis lastele ikkagi meeldib liikuda. Et kui neil on igav, siis nad ju istuvad arvuti taga või mitte, aga lastele, kui neil on anda võimalus, nad ikkagi pigem liiguks, kui istuks niisama toas. Nii et see on nagu esimeses etapis nagu kõige tähtsam. Ma arvan, et lastevanematel see, et nii nagu me siin ülekande alguses rääkisime, et ega üle varju ikka ei hüppa ja 12-aastane laps kindlasti ei saa teha samasuguseid sooritusi nagu 18-aastane noor. Ja sellepärast ei ole mõtet ka pabistada ja lapsevanemad peaksid olema hästi kannatlikud just tulemuste suhtes, kuna kui me võtame sellise klassikalise 14-15-aastase poisi, siis nende bioloogiline vanus võib erineda 3 aastat. Et selles suhtes lapsevanemad peaksid nagu, ma arvan, toetama ja mitte nagu üleliigset pinget panema oma lastele, et nendest saavad nagu tippsportlased liiga varajast noorest, sellepärast et eriti kui see lapsed on, osad on sündinud jaanuarikuus või veebruarikuus ja teised lapsed on sündinud november, detsember, siis selles vanuses see 1 aasta on ju gigantne tulemuste vahe mõttes. Nii et kannatust peaks olema hästi palju ja liikumine on see ikkagi võti. Et kui me vaatan ka nüüd selle koroonaviiruse kontekstis ikkagi need lapsed ja need lapsevanemad, kes on koos käinud väljas ja kes koos aktiivselt on teinud, need on pigem ma isegi ütleks oluliselt paremas vormis, kui nad ennem koroona sellest
kinnipanemist ja kõike muud säärast, aga on ka väga palju lapsi, kes tulid nüüd karantiinist välja ja on kohe näha, et on olnud väga kodused ja ei ole nii heas vormis. Nii et laste panus on väga suur, ma arvan, ja meil millegipärast ühiskonnas väga palju tihti halvustatakse just riigi konteksti, et vot see on pereprojekt ja kelle projekt siis see peaks olema. Gerd Kanter ikkagi on rohkem oma poja hea käiguga eest huvitatud kui Erki Nool ja vastupidi, et mina olen oma laste käekäigust rohkem huvitatud kui sina. Nii et lastevanemate ülesanne ongi ma arvan, lapsi toetada ja neid innustada. Nii hästi, kui nad ka oskavad või halvasti. Aga mis on see liikumishulk, sest et selge see, et kui me võib-olla meenutame oma lapsepõlve, siis sellist hoovisporti ja sellist metsas kondamist ja tegemist oli oluliselt rohkem, et kui mõni lapsevanem paneb oma lapse 3 korda nädalas, ma ei tea, 1,5 tundi treeningutele, et kas on see piisav? Ei, kindlasti mitte. Et ma arvan, et kui mõni aeg tagasi ma käisin ühes saates Suud puhtaks, kus üks lapsevanem rääkis, kuidas tema laps käib 3 korda nädalas trennis ja võtab ikka kaalus juurde, et siis igal juhul on ju see ebapiisav. Ma just paar päeva tagasi üks ajakirjanik rääkis, kes käis Paides Arvamusfestivalil ja üks õpetaja ütles, kelle laps käib 4 korda nädalas jalgpallitrennis ja siis nad tegid oma selles koolis tegid monitooringu, nädal aega liikumise monitooringu. Tema poeg oli ka, kes jalgpallur on, käib 4 korda nädalas trennis ja kui nad nädala resultaadid said kätte, siis tuli välja, et tema poeg, kes on 4 korda nädalas käib trennis, ei saa minimaalset liikumise vajadust kätte. Nii et mitte halvustada erinevaid treeninguid, vaid lihtsalt öelda seda, et kui laps käib 2, 3, 4 või 5 korda nädalas trennis, siis selleks, et ikkagi areneda, sa pead veel liikuma. Lapsed peavad iga päev liikuma. Nad ei pea mingid meeletute koormustega puhkepäeval trenni, aga nad peavad ikkagi liikuma. Et kui ta ikkagi pühapäeval terve päeva 12 tunni istud arvuti taga, siis ei ole sportlaseks arenemisel. Kindlasti ei saa olla mitte piisav. Võib-olla see 4 korda nädalas treeninguks on selleks, et sa ei ole päris 30-aastaselt ülekaaluline, aga tippspordist on esi ikka väga kaugel. Aga kui me nüüd läheme teise äärmusse, et kui meil on siin näiteks, ma ei tea, võtame näiteks Luna Aleksandra Laavoda, kes on see 15-aastane, kas ta on meil supertalent, on kindlasti küsimus, aga kui meil tõesti on sellised ülitalendid, et kus on seal see piir, et palju me siis tohime teha, et me üle forsseeriks? Ega piir ei olegi. Tegelikult piir ei olegi. Nüüd, kui me võtame siin Luna, nüüd ongi need vanemate treeneri koostöö, et mida me tahame, kas Luna tahab võistelda täiskasvanute klassis heal tasemel staadioni peal või tahabki neid vahvliküpsetes masinaid ja lokitange saada rahvusspordiüritusteks. Et need on ka erinevad asjad ja siin on see treeneri ja lapsevanema usaldus peab olema. Et lapsevanemad peavad usaldama, et selleks, et tippsporti jõuda, siis ikkagi peab tegema teatud vanuses neid asju. Et kus sa seda ära ei tee, pildiga öeldes, kui sa noorest pead 14, 15, 16 aastane ei ehita üles seda motoorikat, siis sa ei saa ennast viia tippspordi juures. Üks selline kreeklastel on üks väga hea fenomenaalne treener, üks Pomatski, Bulgaaria päritoluga, kes on viimased 20 aastat treenid kõiki või Kreeka sportlasi, kes on saanud nii naiste, meeste kauguse ja kolmikhüppes medali. Ja nad väga konkreetselt treenivad oma lapsi, valivad välja ja valmistavadki ette kolmikhüppe treenideks, teevad igapäevased hüppeid selleks, et jalad oleks valmis.
et sa ei saa kolmikut hakata hüppama, kui sa ei ole 5 aastat ühtegi hüpet teid, siis hakkad nagu suurte koormustega hüppama, sul ei pea jalad vastu. Täpselt samamoodi on pikas maas või on see jooksmises, jalgrattas, suusatamises, kui sa mingis momendis seda mootori kubatuuri üles ei ehita, siis sa ei saa. Pildiga öeldes rallimaailma siit, et kui sul on 1,1 liitrine mootor, siis sa võid visata istmed välja, ukse polstrid välja, kõik asjad ära. Sa võid olla esimesel 20 meetrit sama kiire, aga sa pikemas distantsis ei ole, nii et sport on täpselt samamoodi. Aga jälle, et kas see forsseerimine on, kas on see piir? Ei ole piiri. Võtame meil ma arvan, üks fenomenaalsemaid noori sportlasi läbi ajaloo, võib-olla Külvet läheb sinna natukene ettepoole, aga on Hans Christian Hausenberg. Me ju kergejõustikud kõik teavad, kui palju treenerid on kritiseerinud, et liiga palju võistleb kõik. Aga ta on teinud omas vanuses maailmarekordi kõik asjad. Igal ühel ongi ju meil antud oma aeg. Mina, sina olime hilisarenguga, meie kasv oli varem. Hans Christian oli 12-aastaselt, ta oli fenomenaalsete võimetega sportlane. Tegigi oma ära, sai tiitlivõistlustel medaleid, kõik asju. Et igal ühel meil on aeg, õige aeg ja me ei tea, kas see on nooremast peast või vanemast peast. Meil oli õnn olla vanemast peast, aga mõnel ongi õnn olla nooremast peast ja tulebki teha need tulemused nooremast peast ära. Et ega see midagi halba ei ole. Kohe meenub ju siin kindlasti Duplantis, et kes on ju selles mõttes vist, kui hakkas käima, võttis juba kätte teiba. Duplantis ja 7-aastaselt hakkas tegema ja iga päev hüppas teivast ja näed super talent ja pannud teised lapsed samast perest samasugust trenni teinud. Pole midagi. Ikka suur pere, et kõik on sarnaseid asju teinud ja ühest sai sportlane, teisest ei olnud, et ega me nagu see forsseerimine ja nii sina kui mina, me oleme kõik rääkinud, et ületreenitus, ülekoormus. Aga mitut sina last ülekoormusega last sa oled oma elus kohal või kuulnud? Mina ei ole ühtegi. Et ega me nagu väga tihti nagu kardame. Kui vaatame, ma toon siukse näite. Aastaid tagasi tehti Euroopa keskmaa jooksjatel tehti statistika, kui palju läbib üks keskmine Euroopa jooksja U23 vanuses on läbinud 23. eluaastaks, siis see keskmine distants oli 42-43 000 kilomeetrit. Kui me võtame statistiliselt keskmine Keenia laps, kes ei ela Nairobis, on 16. eluaastaks läbinud jala kooli ja koju tagasi 40 000 kilomeetrit. Siis 16-aastane Keenia laps on 23-aastase Euroopa jooksjaga, kellel on kõik polarkellad, igast pulsikellad, toitumiseksperdid, kõik on ainult, siis sellel Euroopa jooksjal tegelikult ei ole mingit šanssi ka, sellepärast et see platvorm, algusplatvorm on hoopis teises kohas. Aga nüüd, kui korra veel mõelda ennast lapsevanema rolli, et mis on need sellised, siis ütleme, treeningliigid või kuhu võiks oma lapsi esimesena suunata? On see võimlemine, on see ujumine, on see kergejõustik? Ma arvan, et selles suhtes, kui lapsed teevad erinevat spordiala, erinevat tunnetust saavad, see ei tee väga paha, aga ma arvan, et selline üleüldine treenitus, kui nad jooksevad, võimlevad, kõik selline, nagu me ka meie oma spordikoolis teeme, et meil ikkagi lapsed teatud vanuses, nad teevad väga palju sellist nagu võimlemist, a la kukerpalli edasi-tagasi, mida iganes, ja jooksevad ja kõiki sellist asja, et algul tuleb lapsi lihtsalt mitmekülgselt treenida, lihtsalt anda võimalus liikuda ja ega me ju, ma arvan, et iga kogenud treener ju näeb ju ära ka mingisugune 7-8-aastase lapsel, kas ta võib saada jooksja või ei saa. Ütleme selline suure laias laastus, et ikkagi, kui me ju vaatame meie spordikooli iga-aastane laste võistlus on, siis on ju mõni jookseb ja mõni
ei jookse nii hästi. No sinna pole midagi teha, see on samamoodi nagu mõni võtab paberi ja pliiatsi kätte, joonistab automaatselt ilusti. Teine treenib iga päev joonistamist ja peale kriipsujukku midagi välja ei tule. Laulmine on samasugune, muusika, instrumentide kasutamine, ega sport ja kunst ja kõik asjad on ikkagi väga sarnased. Kui me vaatame ka siin Norra multitalenti, üks noor poiss on ju, tuli 17 aastalt Euroopa meistriks, ime, aga ta jooksis ju 14 aastat juba 1503, 40 midagi algust, 43 vist. Et kui sa võtad ühe 14-aastase poisi, kes on juba 20 sekundit või 30 sekundit oma ealistest, baasplatvorm on see, ja kui nad siis treenivad 5 aastat, siis kui tema treenib ennast 10 sekundit kiiremaks ja teised treenivad 20 sekundit, siis neil on vahe ikkagi 20 sekundit. Et selles suhtes see looduslikud eripärad ja looduslikud erisused olid, on ja jäävad kõikidele lastele. Aga kindlasti ütleme nii, et kuidas ära tunda seda, et väga tihti on ju see, et lapsevanematel on isiklikud ambitsioonid ja nägemused, et mis alaga nende võsuke võiks tegeleda, et kuidas ikkagi ära tunda seda, et me ei suru peale oma lapsele midagi sellist, mida ta siis näiteks ütleme, kui ta saades 18 ütleb, kuule, et tee nüüd sina ise seda edasi, et mina teen hoopis seda. Et kuidas näiteks Robin valis just teivashüppe, et kuidas sa seda toetasid? No Robin sattus teivashüppe just, mina nagu suunasin ja kõik kergejõustikust tal hakkas meeldima ja niimoodi läks iseenesest ja Robinile ka meeldis natukene selline sportvõimlemine, saltode tegimine, kõik, eks. Kui ma vaatan teist poissi, teisel poisil, ta ei olnud kunagi niimoodi, et läheb hüppetorni ujule või seal kuskil järve ääres hüppab põmm, teeb mingi hullumeelse hüppe, et noored ongi, Robinil läks kokku see, mis mulle endale meeldis ja kõik, aga Oliver valis ise endale tenniseni, et ka ma arvan, et ikkagi lapsed peavad, kui lapsele ikkagi üldse ei meeldi see ala, kui lapse vanemale võib meeldida vehklemine hirmsalt või tennis, aga lapsel meeldib vastupidi, ei meeldi vehklemine, vaid meeldib tennis või tennise asemel meeldib vehklemine, siis ikkagi tuleb lapsele anda see võimalus valida, et kui see ikkagi spordiala ei meeldi, siis sellest mingit head nahka ei saa, siis vastumeelselt ei saa sporti teha, et sa võid sporditrennis käia, aga ta varem või hiljem, pigem varem lõpetab ka see spordi tegemise ära. Pigem ikkagi lastele anda valida ise ja leida see ala, mis neile võiks nagu meeldida ja sellepärast ega seal ei ole midagi paha, kui lapsed käivad, proovid jalgpalli, proovivad judot, maadlust, kergejõustikku, tennist, vahet ei ole, mis ala. Lõpuks nad ikkagi leiavad sinna selle tee. Ja loomulikult ju annavad ju eeskujud, annavad ka mingit impulssi lastele, et kui meil oli siin judomehed olid väga populaarsed, siis ju vaata, kui paljud lapsevanemad panid oma lapsed judotrenni. Nüüd pannakse teistesse trennidesse. Erki, aga sinuga on väga tore vestelda, et meil siin on sisuliselt 1,5 tundi läinud väga-väga kiiresti, et ma igal juhul tänan sind selle meeldiva vestluse eest. Ma loodan, et meie kuulajad said siit ka põnevaid mõtteid. Et lõpetuseks ma tahaks küsida, et mis on su enda olnud selline viimane sportlik pingutus või võistlus, et meenub sulle midagi? Mu kõige viimane sportlik pingutus, mis ma tegin, oli ja väga raske pingutus, et kui ma siin mitte väga ammu käisin operatsioonil, siis ma ei ole aeroobset tööd teinud, et siis 2 päeva järjest käisin Jaak Maega jalgratast sõitmas. See mees, kes jaksab seda sõita nii hästi, et ma sõitsin 50 kilomeetrit üks päev, järgmine päev sõitsin 57 kilti. Oli väga raske. Oli väga raske. Ise tahaksin remargi korras öelda seda, et tegelikult Erki on endiselt täis võitlusvaimu ja väga erilisi sooritusi, et sa pead mul täpsustama, aga ma tean, et sa oled siin paar korda võtnud ette sellise asja, kui siis tühja kangi varre, mis kaalub siis 20 kilo,
selle rinnas surumist korduste peale, see vist on sul nüüd mingisugune 500 pluss. Nüüd on viimane kord tegin 660, et 660 on teinud, et tegelikult nagu salajane plaan on, et mul on isegi üks tähelepane või ütleme üks eesmärk, sügisene eesmärk on aastapäevaks teha. Äkki õnnestub 1000 korda ära teha. Et kõik, kes tahavad selles mõttes ennast proovile panna, siis igas jõusaalis leiate selle tühja kangi varre ja proovige, et mitu te korda suudate teha, aga ma ütlen, et 100 korda on juba tegelikult väga korralik pingutus, nii et selles mõttes saate aimu, mis Erki hetke võimekus on. Aga siin on veel tulnud üks küsimus, et selge see, et sa enam väga hästi joosta ei saa, aga mis sa arvaksid, kui sa täna peaksid veel naelikud jalga panema ja 10-võistlust proovima, et millise punktisummaga sa maha võiksid saada? Ei oska öelda, et see on väga spekulatiivne, et ma mäletan, kui me aitasime mitme võistlejat, ma ei oska tegelikult isegi täitsa ausalt vastata, aga kui me kunagi oli hästi populaarne selline ärimeeste 10-võistlust, ajakirjanike ärimeeste 10-võistlust, ma arvan, et selline harrastaja, kes suudab 3000 punktida 10-võistlust, on päris heas sportlikus võimekuses, sellepärast, et saada igal alal 300 silma kätte, see ei ole üldse lihtne ülesanne. See nõuab väga suurt sellist nagu treenitust, nii et ma arvan, et 3000 punkti ma kindlasti kätte saaks, aga ma arvan, et kõik, kes teevad 3000 punkti 10-võistlust ära, võivad ikkagi ennast lugeda selleks, et neil on päris hea sportlik treenitus. Aga aitäh sulle, Erki! Täname ka kuulajaid, et kindlasti vaadake järgi nooredolümpial.ee, kus siis leiab uut informatsiooni järgmiste seminaride kohta. Aga seniks olge ikka aktiivsed, liikuge ja head tervist kõigile! Kõik head!